Vapsee, linn on kraanasi täis. Ja. Tallinn areneb. Kuule, see oleks päris hea teema, millest rääkida. Sellest tulenevalt ma tegin meie Uusmaa Pro kontoris väikse Pro uuringu, ehk siis ma küsisin oma kolleegidelt, mis on nende hinnangul 3 piirkonda Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses, mis on järgmise dekaadi jooksul hotspotid. Oli päris palju kattuvust, ma arvan kuskil 70% kattus, aga oli ka mingeid erinevusi, et me päris kõiki neid lahata ei jõua selles videos, aga hakkame kuskilt pihta. Ja vahemärkusena, see siin ei ole mingi investeerimisnõuanne, see on lihtsalt meie subjektiivne arvamus. Siis üks sait veel, mis pärast siia videole juurde ilmub, on Cityfy. Cityfy'sse saad vaadata Tallinna siis detailplaneeringuid, mis on juba valmis menetluses ja tulemas. Et siis kui sa Tallinnas ringi jalutad, vaatad, oppa, siin on üks tühi kinnistu, mine Cityfy'sse vaata, mis selle kinnistuga toimub, mis siia tuleb. Aga number 1, Rail Baltic. Rail Baltica ümbrus, et ei saa üle ja ümber meie Rail Balticast. Peaterminal tuleb siia T1 kõrvale, Ülemiste kõrvale. Ma olen kuulnud, et nad tahavad ka Tallinna autobussijaama siia kolida ära. Ehk siis, kui me räägime, et kus on varsti lennujaam, kõige suuremad kaubanduskeskused, ärid, ülihead infra, trammid ja Rail Baltica rong ja üleüldiselt bussiliiklus ja autologistika sõlmed ka, siis me ei saa üle ja ümber sellest piirkonnast. Kui me räägime elamukinnisvarast, siis ma arvan, et kõik, mis on siin ümbruses, kui siia uusi hooneid ehitatakse, siis seda kindlasti ka seal hinnas juba arvestatakse. Aga kui me vaatame Rail Balticat üleüldiselt, et kuhu siis see Rail Baltica liigub, mis ma arvan, on loo ka kindlasti, eks ole, aga Lagedi. Lagedil on siis palju täna detailplaneeringuid menetluses. Ta on 13–15 minutit Tallinnast. Assaku. Üleüldiselt Assaku ja kogu see Järveküla piirkond, kõik need maalapid siin tegelikult on praegu ikkagi ehituses, et kui sa siin autoga ringi sõidad, sa näed, et päris palju ehitatakse uusi paarismaju, ridakaid, eramuid, igasugused spordihooned, koolid, samamoodi ka Raekülas. Ehk siis kogu see kant siin. Uuesalu üleüldiselt väga kõrgelt hinnatud. Rae vald on täna ju Eestis kahes asjast number 1, kõige noorem vald ja kõige rikkam vald. Kangrus on päris palju praegu mahtu ehitatakse, Luige kodud. Teised piirkonnad, mida mainiti, mis kõige rohkem kattus, oli Veerini. Veerini juba ka sellepärast, et mida Merko siin ehitab, pluss mida Funtsija teeb, Tallinna vangla piirkond, eks ole. Valjassaare, seda oodatakse juba vist 15 aastat on ju, aga siin on mingid häid arenguid. Ja üleüldiselt ma arvan, et see ala siin kõik, kogu see ala siit maalt on järgmine suur trend. Sest et üleüldiselt mereäärne piirkond Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses peaks olema kallis. See on ju mereäär. Kui me räägime siin Krulli kvartal, eks ole, seal on päris suur maht, siis Uus Volta, Plessner muidugi, eks ole, aga seal on juba täna hinnad päris kõrged, aga kui me räägime järgmise 10 aasta perspektiivis, siis veelgi Kopli liinid, mida Fund siin jälle teeb. Ma arvan, et see piirkond on kindlasti, kas ta on siis 5 aasta või 7 või 10 või 15 aasta perspektiiv, siis fakt on see, et ma arvan, et kõik, mis jääb siit maalt ülespoole, on tõusev. Siis, mida toodi välja, on Hipodroomi kvartal, kõik Hipodroomi kvartali läheduses olev infra. Et eks neid kohti ole veel, on ju Pirita Regati ümbrus, kõik Harkujärve ümbrus on ju, eks aeg näitab meile. Et meil ju klaaskuuli siin laual kuskil peidus ei ole, me praegu paneme lihtsalt puusalt. Ja kui sina arvad, et mul jäi siin mingi piirkond, mingi popp-piirkond nimetamata, siis kindlasti kirjuta see kommentaarides lahti, me võime seda hiljem ka lahata. Ja üleüldiselt sa võiksid tegelikult kommentaarides kirjutada, mis teemadel sa tahaksid, et veel üks kinnisvaramakler võiks rääkida. Nii et ära pelga kirjutada kommentaari ja jätta oma arvamus siis piirkonna osas ja teemade osas. Tšau!